Jou rahvas, siin Ralf. Lõpuks ometi see juhtus. Ma ostsin endale Switch 2 esimesel päeval. Ma filmisin ka unboxingut, ma kohe näitan, aga enne smashige see like buttonit ja subscribe'ige. Lähme vaatame, kuidas ma selle avasin. Ma olen nii elevil. Let's freaking go. Väga sarnane karp on nagu Switch 1 oli. Oh shit, see avaneb nagu Xboxi karp. Kas ma avan seda valesti praegu? Ma avan seda valet pidi. See oleks pidanud nii avama. Hell yeah. Oh my god. Hell yeah. See on nii palju suurem kui tavaline Switch oli. See esimene Switch oli. Joy-Conid on ka palju suuremad. Mul on nii hea meel, et ma selle tellisin koheselt ära. See Joy-Conid on nii palju suuremad. Ja nüüd nad on magnetiga ju. Clean. See tunne on väga hea. Muidu, kas ta läheb kohe tööle ka või? Kas siin on powerit juba sees või? Yes. English. Hype. The system... Jaa, muidugi! Unustasin standi ära. Fuck, see näeb hea välja. Aga vaatame, mis siin veel on. Sest et siin on midagi rasket sees. Siin on juhend ja asjad või? Siin on Mario Kardi kood. Jaa, muidugi siin on dock ka ju ja värki. Okei, ma vaatan neid natuke hiljem. 2 Switchi on nüüd lähestikku ja need peaksid hakkama system transferi tegema. Siuke mõnus, rahulik muusika on ka siin Switch 2. Vaatame siis docki ka üle. Dock on ka vist teistsugune natuke. Wow! Kurat, siuke pirakas. See näeb päris kena välja tegelikult isegi. Päris lahe, kus ta lahti käib. See näeb suht sarnane välja, aga lihtsalt modernsem. Ja nüüd ta tõmbab mul siin erinevaid asju alla. Dope, reaalselt väga cool. Kuna ma ei ole mingisugune tech-whiz, siis ma ei tea täpselt kõiki detaile selle kohta, aga mis ma võin öelda, kui täiesti tavapärasest kasutajast ja Nintendo fännist, selle kvaliteet on mega hea. Ma tunnen, et see on nagu premium kvaliteet, kõik nupud on väga mõnusad. Neil on väga mõnus selline pehme kliki hääl. See ekraan ei ole OLED, ma olen mänginud oma Steam Decki, mis on OLED ja siis kui ma võtsin Switch 2 kätte ja sellel ei olnud OLED ekraan, siis ma tundsin võib-olla natukene seda kontrasti vahet, et mustad ei ole nii mustad, värvid ei ole nii värvilised, ekraani heledus ei ole nii tugev, see ei ole üldse häiriv olnud siiani, see ekraan on megat nice ja arvestades seda, kui lihtne on Switchi dockida ja siis mängida seda ekraanil, siis see on crazy, et Nintendo mänge saab mängida freaking 4K-l. Ma olen Fortnite'i siin proovinud, see on ebareaalne kui smooth, see on see uus Mario Kart, millega ma koos ostsin selle Switchi. Fantastiline, reaalselt, see on nii lõbus. Tunda on, et selles konsoolis on rohkem rammu, sest et eelmine Switch mul lõpuks viskaski üle, ma ei viitsinud eriti Switchi mängida, sest et tunda oli, et see ei ole piisavalt võimas konsool. See nagu ei suutnud joosta midagi korralikult. Oma enda mänge ta suutis korralikult, aga nagu come on, mingi Rocket League sakkis reaalselt. Mulle meeldib see, et lõpuks ometi on sellel sükene kickstand, mis on palju parem kui eelmine. Sa saad reaalselt kindlalt panna selle lauale ja sa ei pea muretsema. Heli on ka piisavalt vali, mis on nice, heli kvaliteet on ka normaalne. Nagunii ma mängin üldjuhul klappidega või siis teleka kõlariga. See ülesseadistus oli suhtkoht lihtne, nagu ikka Switchil ja nagu ikka tegelikult nendel konsoolidel on. Potentsiaalselt on see mu uus lemmik handheld, sest et mulle meeldis nii haiget esimene Switch, aga siis kui ma Steam Decki sain, siis ma sain aru, kui freaking vingeid mänge saab sellel mängida ja kui freaking mugav ta käes oli. Ja kuna Switch 2 on palju suurema ekraaniga, ma näitan ka võrdlust, see tõesti on nice, see on väga nice handheld konsool, mulle meeldib. Ainus asi võib-olla, millest ma tunnengi puudust, on lihtsalt see, et ekraani heledus. Kui ma olen päikse käes mänginud, siis ei ole võib-olla nii hästi näha, siis mu Steam Deckiga, mis on OLED, sellel on fantastiliselt näha kõike. Aga see on arusaadav, see ei ole midagi hullu. Ma pean ütlema, et esmamulje sellest, ma olen rahul. Ma tõesti olen rahul. Ja ma olen väga elevil, et seda edaspidi mängida. Sest ma nägin, et Cyberpunk on ka Switch 2, mis on freaking crazy, reaalselt. Cyberpunk Switchil. Elden Ring peaks ka tulema. Ma tunnen, et mul lõpuks ometi on tagasi see tahe, et mängida Switchil mänge. Mitte arvutis, Playcaril, Xboxil või siis Steam Deckil. Magnetiga Joy-Conid on goated, reaalselt. See teeb nii palju mugavamaks ja kuidagi nagu turvalisemaks asja. Väga mugav on neid ära võtta ja tagasi panna. Kuna Joy-Conid ise on nüüd suuremad, kuna ekraan ja kogu see konsool on suurem, siis on mugavam mängida, on mugavam seda käes hoida, on mugavam niisama ühte Joy-Coni käes hoida ja mängida. Nintendo Switch 2 on väga dope. Ma olen väga elevil, et seda igal poole kaasa tassida. Switchiga oli see mugavus, et kui minna reisile või mis iganes ja sul on vähe ruumi seljakotis, siis Switch eriti light mahtus lebot ära. Steam Deck on natuke suurem, pluss selle karp on ka, mitte kaaned, karp. Steam Decki kotike, kus ma seda Steam Decki sees hoian, on üpris suur, sest ta võtab väga palju ruumi ka, aga see on freaking
peenike konsool, holy shit. Kui teil on juba Nintendo Switch 2 olemas, siis mis te sellest arvate? Kui teil ei ole, kas te ostate? Kui ei osta, siis miks? Ma täiesti mõistan, kui hind jääb ette, eriti mängudel ka. Ma nägin, et Mario Kart on mingi 80 €. See on wild reaalselt. Selline hind on reaalselt aktsepteeritav ainult siis, kui DLC on ka koheselt kaasas. Aga jah, üldkokkuvõttes Nintendo Switch 2 approved. Ma loodan, et teile meeldis see video. Kindlasti smashige like buttonit ja näeme juba järgmises videos. Davai! 30 miles from Detroit. Just 30 miles.